Tere! Mina olen doktor Piret Lõiveke. Ma töötan Põhja-Eesti Regionaalhaiglas kardioloogina ja järgnevas lühikeses videos räägin sulle, mis on see oluline, millele pöörata tähelepanu peale südamelihase infarkti põdemist. Alustame sellest, et räägime veel kord üle, miks infarkt tekib. Infarkti algpõhjuseks on ateroskleroos. See on aeglaselt arenev krooniline protsess südame-veresoontes. See tähendab, et arterite seina sisepinnale ning seisakihtide vahele ladestuvast kolesteroolist ning lipiididest ehk rasvadest moodustuvad naastud. Ajapikku naastud suurenevad ja hakkavad veresoone valendikku ahendama. Ühel hetkel võib selline naast rebeneda ning siis tekib sellele naastule tromb. See ongi infarkti tekkimise moment. Rebenenud naast ja sellele ladestunud tromb topistavad veresoone kas täielikult või väga olulisel määral ning südamelihas jääb selles piirkonnas ilma verevarustuse ja hapnikuta. Rindu tekkiv infarktivalu peegeldab südamelihase rakkude hapniku nälga ja hävimist. Infarkti ravimise kõige olulisemaks põhimõtteks on südamelihase verevarustuse võimalikult kiire taastamine. Tänapäeval tehakse seda enamasti koronarograafial ehk südame-veresoonte sondeerimisel, mille käigus tromb veresoonest välja aspireeritakse ja ahenenud veresoone osa laiendatakse ning asetatakse veresoone sisse stent. Paraku tegeleme me infarkti ravimise käigus ainult tulekahju kustutamisega, ehk siis me likvideerime küll ägedalt tekkinud ummistuse, aga krooniline haigus, ateroskleroos, jääb alles ning kulgeb ajas aina edasi. Kui ateroskleroosi ei pidurdata, on infarkti kordumine ainult aja küsimus. Kõige värskemad uurimustööd näitavad, et Eestis saab umbes iga 4. infarkti põdenud inimene esimesel infarktijärgsel aastal uue infarkti. Kahjuks on iga järgnev infarkt üha tõsisemate tagajärgedega. Selleks, et ateroskleroosi arengut pidurdada ja uue infarkti tekkimist vältida, saad sina ise väga palju ära teha, kuna suures osas on ateroskleroos elustiili haigus. See on sinu jaoks hea võimalus võtta vastutus oma südame tervise eest enda kanda ning enda eest hoolt kandes ja oma tervisesse maksimaalselt panustada. Seega, peale infarkti tõttu haiglas viibimist on oluline alustada kohe, mitte jääda ootama esmaspäeva, järgmist kuud või 1. jaanuarit. Haiglast saad kaasa soovitused, millise koormusega alustuseks igapäevaelus toimetada ning kindlasti peaks olema kokku lepitud ka aeg, et umbes 4-6 nädala möödumisel infarktist alustada taastusraviprogrammiga. See on oluline ja taastusravi kohta on siinsamas patsiendikooli lehel leitav meie haigla taastusarstide poolt koostatud video täpsema infoga. Mine kindlasti ja vaata järele. Teiseks on oluline üldine aktiivne eluviis. Liigu värskes õhus, jäta auto koju ja naudi tunnet, mis tekib enda liigutamisest. See pole hea mitte ainult füüsilisele, vaid ka vaimsele tervisele. Kolmandaks, südamesõbralik ja tervislik toitumine. Me oleme see, mida sööme, on ju? Jällegi, head nõu ja juhiseid, et mida see siis ikkagi tähendab, see tervislik toitumine, annab siin patsiendikooli videos meie haigla kliinilise toitumise arst. Mine uuri järele ja võta head nõu kuulda. Neljandaks, ebapopulaarne soovitus, aga midagi pole teha. Kui sa tahad ennast hoida ja aidata, siis loobu kõikidest tubakatoodetest. Selles aitavad sind tubakast loobumise kabinetid ning konkreetseid soovitusi leiad taas siit patsiendikoolis vastavast videost. Peale loobumist oled kindlasti endale uhke. Viiendaks, on mõned konkreetsed numbrilised näitajad meie kehade juures, mis peegeldavad südamehaiguse riski. Ei midagi uut, aga siiski nii oluline on saada kontrolli alla oma kehakaal, vererõhk, kolesterooli ja veresuhkru väärtused. Seda aitabki saavutada ja säilitada elustiil, toitumine, liikumine ja ka ravimid. Ravimitest räägin mõne hetke pärast täpsemalt. Aga enne veel vaatame koos üle need äsja loetletud numbrilised väärtused, mis on eesmärgiks, et langetada infarkti kordumise riski. Esiteks normaalne kehakaal. Objektiivse ülevaate annab enamuse täiskasvanute puhul kehamassi indeksi arvutamine. Normaalkaaru juures jääb see vahemikku 20–25 kilogrammi ruutmeetri kehapindala kohta. Arvutamiseks kasuta internetist leitavat kalkulaatorit, mille lingi leiad siit samast loenguvideo alt. Teine hea orientiir on vöö ümbermõõt. On leitud, et just keskkohale ladestuv rasv tõstab eriliselt hoogsalt südamehaiguste riski.
Seega, kui oled mees, võiks sinu vöö ümbermõõt jääda alla 94 sentimeetri ja kui oled naine, siis alla 80 sentimeetri. Siis vererõhk. Seda saab väga edukalt ja usaldusväärselt kodus mõõta. Ülemine ehk siis süstoolne vererõhk peaks jääma alla 130 mm elavhõbedasammast. Eakamatel üle 70-aastastel inimestel on aktsepteeritav ka süstoolne rõhk kuni 140 mm elavhõbedasammast. Aga kui enesetunne kannatab langetada rõhku madalamale, on see hea. Alumine vererõhk ehk diastoolne rõhk peaks jääma vahemikku 70 kuni 80 mm elavhõbedasammast. Soovitan sul oma kehakaalu, vöö ümbermõõtu ja vererõhku regulaarselt mõõta ja üles märkida. Siis on olemas hea ülevaade nii endal kui arstil. Kolmandaks kolesterool. Siin räägime me ennekõike LDL-kolesteroolist ehk rahvakeeli halvast kolesteroolist, mitte niivõrd üldkolesteroolist. Kolesterooli väärtuste juures kehtib põhimõte, et mida madalam, seda parem, aga eesmärk on jõuda LDL-kolesterooliga alla 1,4 millimooli liitri kohta. Ja neljandaks veresuhkur. Kui sul on diagnoositud diabeet, siis tea, et halvasti kontrollitud suhkruhaigus on väga tõsine südame-veresoonte kahjustaja. Seega on oluline veresuhkrut hoida hästi kontrollitud. Selle peegelduseks on glükohemoglobiin, mis näitab viimase 3 kuu hinnangulist keskmist veresuhkru taset. Eesmärgiks on väärtus alla 7%. Jällegi on eakamate inimeste puhul vastuvõetav pisut leebem diabeedi kontroll ehk siis glükohemoglobiin vahemikus 8 kuni 9%. On oluline, et külastad regulaarselt oma perearsti, taastusarsti või õdenõustajat. Sealt saad kindlasti häid nõuandeid ja tuge, kuidas toimida, eesmärgid saavad üle kontrollitud ning vajadusel saab eesmärkide saavutamist toetada vajalike muudatustega raviskeemis. Aga nüüd siis ravimite juurde. On oluline meeles pidada, et iga ravim, mis on arsti poolt välja kirjutatud, täidab oma väga kindlat eesmärki. Seega ära kunagi tee raviskeemis muudatusi ise, vaid kui sind miski häirib, on tekkinud ravimi kõrvaltoime või mõni muu mure, pea nõu perearstiga. Enamusi infarktijärgselt kasutatavaid ravimeid peab võtma igapäevaselt ning elukestvalt. Isegi kui eelpool mainitud eesmärk, näiteks kolesterooli tase on saavutatud, ei tohi ravimi kasutamist lõpetada. Mõnede ravimite katkestamine võib olla aga suisa eluohtlike tagajärgedega. Näiteks verevedeldaja lõpetamine võib põhjustada sondeerimisel paigaldatud stendi umbumist trombiga ning lõppeda väga kurvalt. Kindlasti ei tohi kasutada teisele inimesele välja kirjutatud ravimeid, isegi kui haigus on sama, mis sinul ja kaebusedki sarnased. Mis veel oluline? Tea oma ravimite nimesid, doose ja manustamisaegasid ning ka seda, milleks mingit ravimit on vaja kasutada. Kui vaja, kirjuta skeem üles ja hoia käe pärast. Seega, ole hoolikas ja järjepidev. Nagu ma oma jutu alguses infarkti tekkimise põhjustest rääkides mainisin, on üks peasüüdlaseid veresoone ummistumisel sinna tekkiv tromb. Et trombide tekkimist vältida, on peale infarkti põdemist vaja igapäevaselt tarvitada aspiriini. See võiks olla südameaspiriin, mille üks tablett sisaldab 75 kuni 100 milligrammi toimeainet. Kui ei teki vastunäidustusi veritsuse näol või arst ei otsusta teisiti, siis peab aspiriini kasutama igapäevaselt kuni elu lõpuni. Teine oluline trombide teket vältida aitav ravim on ticagrelor. Need on 90 milligrammised tabletid ja neid peab võtma 2 korda päevas, võimalikult regulaarselt. Ticagrelor on sarnaselt aspiriinile verevedeldaja. Seda rohtu on enam juhtudel vaja tarvitada 1 aasta jooksul peale infarkti põdemist ja see aitab vältida trombide tekkimist värskelt paigaldatud stendi sisse. Mõnikord otsustab arst ticagrelori asemel kasutada klopidogreeli nimelist ravimit. Ka seda verevedeldajat peaks kasutama enamasti vähemalt aasta jooksul 75 milligrammi ehk 1 tableti 1 kord päevas. Need ravimid on tõesti olulised ja aitavad vältida trombide moodustumist ateroskleroosist kahjustunud veresoontes. Kui sind ootab ees mõni kirurgiline protseduur või on oluline probleem veritsusega, siis räägi sellest oma perearstiga. Kindlasti ei tohi nende ravimite kasutamist isetahti lõpetada, sest see on tõesti ohtlik. Järgmine väga oluline ravimgrupp on statiinid ehk kolesterooli langetajad. Konkreetsete toimeainete loetelu on päris pikk,
aga vast kõige sagedasemalt kasutatakse atorvastatiini ja rosuvastatiini. Meenutan, et eesmärkide juures rääkisin LDL kolesterooli tasemest alla 1,4 millimooli liitri kohta. Just seda eesmärki aitavad statiinid saavutada. Umbes 4–6 nädalase ravimi kasutamise perioodi järgselt teeb arst vereanalüüsi ning kontrollib LDL kolesterooli taset. Kui eesmärk ei ole täidetud, tuleb ravimidoosi tõsta või lisada juurde teine ravim. Kui LDL kolesterooli eesmärk on saavutatud, ei tohi kolesterooli langetaja kasutamist lõpetada, vaid ravimid tuleb edasi tarvitada kuni elu lõpuni, sest statiinid aitavad oluliselt aeglustada ateroskleroosi arengut sinu südame-veresoontes. Lisaks on eelnimetatuna väga sageli infarkti järgses ravis kasutusel esindajad kahest väga suurest ravimklassist. Need on beta-blokaatorid ja AKE-inhibiitorid. Nende ravimite eesmärgiks on ennetada südamelihase infarkti kordumist. Nad pidurdavad südamepuudulikkuse kujunemist ja alandavad vererõhku. Lisaks on beta-blokaatoritel südame löögisagedust aeglustav ning rütmihäirete vastane toime ning AKE-inhibiitoreid soovitatakse diabeetikutele mitmete soodsate toimete tõttu diabeedi tüsistuste ennetamisel. Beta-blokaatorite alla kuuluvad näiteks metoprolool, nebivolool, bisoprolool ning AKE-inhibiitorite hulka kuuluvad näiteks ramipriil, enalapriil ja perindopriil, kui loetleda nüüd kõige sagedamini kasutusel olevaid toimeaineid. Aga nendes ravimklassides on toimeainete valik väga suur ning igal toimeainel on oma soovitatav doos. Valiku teeb sinu südame seisukorrast ja kaasuvatest haigustest lähtudes kardioloog või perearst. Jällegi, ole ravimite tarvitamisel järjepidev ja hoolikas, muidu on tõenäoline, et vererõhuväärtused hüplevad või püsivad liialt kõrged, võivad tekkida rütmihäired või süveneda südamepuudulikkus. Lepi perearstiga kokku, millises doosivahemikus sa võid vajadusel ravimi annust muuta, kui näiteks on tõesti vererõhk liialt madal või vastupidi liialt kõrge. Kui infarkti järgselt tekivad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu jalgade paistetus, vedeliku kogunemine kopsu või kopsude ümber, kasutatakse vee väljutamiseks diureetikume. Need ravimid jäävad pissile, nii et kudedesse kogunenud liigne vedelik eemaldatakse neerude kaudu. Enamasti on toimeaineks torasemiid, furosemiid või spironolaktoon. Jällegi, ravimidoos on väga individuaalne ja vajab kohaldamist vastavalt sümptomitele. Kuna infarkti järgselt on näidustatud pidev aspiriini tarvitamine, siis on nendel patsientidel, kellel on esinenud kõrvetisi või on teada varasemalt maohaavand, soovitatav lisaks kasutada mao limaskesta kaitsmiseks näiteks esomeprasooli või pantoprasooli. Need olid kõige sagedasemad näited ravimitest, mida inimesed peale infarkti põdemist tarvitavad. Kui sul on lisaks kaasuvaid haiguseid, võib olla nimekiri pikem ning arsti valik konkreetse toimeaine või kombinatsiooni osas on kindlasti läbimõeldud ja hästi põhjendatud. Usalda oma arsti ja pea meeles, et arst ei saa aidata, kui sa oma murest ei räägi. Seega hea kontakt oma arstiga on väga oluline. Siinkohal ma lõpetan. Ma tänan sind kuulamast. Nüüd aga mine kindlasti uurida teisi videosid, mis puudutavad infarktijärgset taastusravi ja liikumist, toitumist ning suitsetamisest loobumist. Hoia ennast ja oma südant.